Tere tulemast tagasi ja taas kord julgustan kõiki siia Eutserini alale tulema. Ja me olemegi nüüd vaikselt jõudnud lõpukorrale ja minu kõrval istub siis meie tänane 4. ja ühtlasi ka viimane ekspert ehk siis sisulooja ja tema on siis nüüd kõiki neid teadmisi, mis siis meie eelnevad eksperdid rääkisid, ka oma igapäevaellu rakendanud. Tere, Liisa, mul on väga hea meel sinuga siin täna istuda. Me natuke siin töö kaudu oleme üksteisega kokku puutunud, aga need veel, kes ei tea sind, siis kes sa oled ja millist sisu sa lood? Jaa. No alustuseks, kui sa siin ütled, et eelnevad eksperdid ja siis olen see viimane ekspert, siis oled. Seda sõna ma sageli, ma arvan, enda kohta ei kasuta, aga kes ma olen? Ma olen Liisa. Ma olen passis Liisa-Maria, aga võib-olla niimoodi ametlikult liiga palju seda ei kasuta. Ma mäletan, kuidas paar aastat tagasi, kui mu tütar oli 3-4, siis ma küsisin talt, et kuule, kas sa üldse tead, et teeme nimi on Liisa-Maria, et ta vist ei olnudki kuulnud. Aga Liisa, ma arvan, ma olen küllalt tavaline Tallinna neiu ja nii kaua, kui ma tagasi mäletan, mulle on kuidagi alati meeldinud jäädvustada, luua, jagada ja minu jaoks see on kuidagi selline inspireerimine olnud. Ma arvan, ma ise inspireerun hästi palju teiste jagamistest ja sellistest ägedatest kogemustest, mõtetest, elamustest ja minu jaoks see võib olla selline läbi elu orgaaniline lihtsalt huvi jagada on tänaseks kujunenud ikkagi enda nagu senise müügi ja juhtimise coachingu rolli kõrvale ikkagi täiesti elukutseks ja sisuloome erinevatele brändidele on minu elu osa. Ma olen ka 2 toreda tütre ema. Ma olen sõbranna, on minu elus väga oluline roll ja ma arvan, ma olen lihtsalt üks selline kirglik harrastaja, kes siiamaani, kellel lihtsalt meeldib jagada asju, mis on toredad ja asju, mis on vahepeal rasked ja kõike, mis sinna vahele mahub. Meid ühendab üks koostöö, see on Eutserin, kus me täna ka istume. Aga kui pikalt sina oled siis juba Eutserini tooteid kasutanud ja ma tean, võib-olla see kõlab natukene ikkagi reklaamina, aga ma ei tea, milline on sinu lemmik toode, sest minul neid ikka on paar tükki on. Jaa, see on huvitav ja, et selgelt see on nii-öelda kujunenud selliseks koos loomiseks pikemalt Eutseriniga, aga minu nendeni jõudmine oli ikkagi absoluutselt vajaduse põhine ja minu isiklikust olukorrast lähtuvalt nii-öelda nõudis seda, et kui mul esimene tütar sündis, siis mul tulid näole päris tugevad pigmendilaigud ja see oli nagu midagi, millega ma ei olnud kunagi varasemalt silmitsi seisnud, kuigi ma, olgem ausad, päikesekaitsega väga sooja suhteid ei omanud seni oma elus, aga siis ma nagu saingi aru, et see ongi reaalne nii-öelda diagnoos siis melasma, kus need nii-öelda hormoonid ja kõik muutused, mida su keha selles perioodis läbi teeb, midagi sellist esile tuua võivadki ja see oli midagi sellist, see oli midagi täiesti uut minu jaoks ja ma hakkasingi lihtsalt uurima variante, mida selles osas teha ja selgelt, kui oled imetad või rase, siis ei tohi liiga mingeid ekstreemseid variante kasutada ja antipigmenti sari oli midagi, mida enne üldse, kui kunagi Eutserin minuni jõudis, mis siis oligi, ma ei tea, 4-5 aastat tagasi. Päris pikalt. Et ma hakkasin ise seda kasutama ja kuna see oligi midagi sellist, mis tõesti antud olukorras minu jaoks leevendust mu nii-öelda murest tõi, siis ma arvan, minu jaoks kogu see teekond on hästi nagu orgaaniline olnud, sest et ma
usun sellesse, mida ma ka teistele jagan ja Eutseriiniga see nii on olnud. Nii et lemmiktoodetest ma arvan, et see nii-öelda antipigment sari oli minu jaoks ikkagi see nagu OG, vaata. Ja see oli südamelähedane ja see jääb meelde ja sealt see kontakt siis nii-öelda ka loodi. Ja tõesti, mina jälgin ka sinu sisu ja seda on väga tore näha, et sa jagad tõesti orgaanilist sisu ja ma olen ise ka tõesti proovinud neid Eutseriini tooteid nüüd juba aastaid. Mul on tõesti nii hea meel, et mul nendega ka selline pikemaajalisem koostöö on, sest et jah, ma pigem usun ka nende apteegitoodetesse, et kuidas sina siis suhtud, et kas sa pigem valid või vähemalt proovid teha valikuid just siis nagu apteegist ja sellised nagu teaduslikult tõestatud ja toodete seast või sa vahel ikkagi natuke langed ka siis nende ilusate purkide õnge? No ma arvan, keegi meist ei ole nagu selles mõttes ideaalne selles, et mina mingite trendide ja haipide asjadega kaasa ei lähe, aga selles mõttes ma arvan üleüldiselt elus igas valdkonnas ma olen nagu hästi lojaalne ja ma naljalt ei viitsi või ei nagu soovi muuta asju, mis mingil määral minu jaoks toimivad ja ma arvan, et oma nagu sellise emotsiooni regulatsiooniga ma olen võimeline vähemalt nüüdseks nii-öelda sellised ilusad haibid natukene võib-olla ära taandama, et ma ei ütle, et see on nagu selles mõttes iga toote puhul ma loen mingeid teadusartikleid ja nagu research'e, eks ole, aga jällegi mingid asjad, mis minu jaoks on toiminud, kui nad sealt pärit on ja nad on ka tõestatud, siis see on ainult nagu boonus, on ju. Kuidas on aga sinu enda suhe ilu- ja nahahooldusega aastate jooksul muutunud? Issand, nahahoolduses on, ma arvan, väga palju muutunud, et kui ma mõtlen tagasi, ma olen praegu 33, kui ma mõtlen enda 20-ndate esimesele poolele, ütleme, ma ei tea, seal 20 kuni 25, 26, nagu ma ei tee nalja, kui ma ütlen, et ma ei teinud nagu mitte jehhugi oma nägu nagu mitte midagi, ma ei tea, võib-olla ma nagu mingi seebiga pesin nagu meiki. Heal juhul, heal päeval. Kui nagu võib-olla panin 3 päeva järjest võib-olla panin vahepeal nagu ka meigiga. Ja näiteks aastate 19 kuni siis oligi 24 ma müüsin Ameerikas iga suvi raamatuid ukselt uksele, kus ma töötasingi 3 kuud järjest, 12 tundi päevas väljas. Sageli seal oli selles mõttes nagu 30+ kraadi ja ma reaalselt ei mäleta nende 5 aasta jooksul ühte korda, kus ma oleks päiksekreemi kasutanud. Ja ma nagu tagasi mõeldes olen endamisi nagu arutlenud ka, et kas oligi sel ajal niimoodi, et sellest kuidagi ei räägitud või see ei olnud nagu mingi asi, et nagu praegu mul ei tuleks pähegi, et ma lähen nagu päikese kätte ja ma ei pane näole päikesekaitset, on ju. Ja mulle tundub, et tänapäeva noored on nagu nii palju teadlikumad selles, et jällegi ma ei tea, kas ma olin ise ainuke nagu tolvan sellel ajal, et iga päev ilma mütsita, ilma päikesekaitseta lihtsalt nagu 30 kraadi lagi päike, kütad seal terve päev väljas. Et ma arvan, et see on ikkagi üks kui mitte kõige olulisem asi, mis on muutunud, et päikesekaitse ja ma arvan, et see kõlab nagu nii basicult, aga ma arvan, et see on hästi suure mõjuga ikka, et jällegi nooremas peas nagu see, et ma vedelesin lihtsalt päikse käes nagu tunde ilma millegita, et see oli normaalsus, jällegi praegu ma seda ei teeks. Et ma arvan päiksekaitse ja teine just ongi, ma arvan ikkagi nagu see väga basic kas või mingi puhastus, et taaskord praegu ma ei taipaks minna magama ükskõik mis nagu seis on ilma selleta, et ma pesen nagu näo ära ja ma arvan, et see upgrade sellest seebist on ka nagu natukene olnud aastate jooksul. Ja samas mina ka julgustan inimesi just, et alustama nagu kohe, kui tuleb selles mõttes see teadmine, et mis ma olen märganud, et kohati võib-olla inimesed on nagu võtnud sellise mõtte pähe, et tead, ma olen juba rongist maha jäänud. Okei, tead, minul enam need umbes ei mõju aga tegelikult samamoodi nagu ka sina, ma alustasin tegelikult korraliku näohooldusega liiga hilja
siis lisaks sellele, nagu ma ka dermatoloogiga siin esimeses vestluses rääkisin, et minu siis nahahoolduse etapp koosnes põhimõtteliselt 9 tootest, millega ma siis põhimõtteliselt pesin või nühkisin oma siis kaitsebarjääri maha, siis ma jõudsin juba nahaekspertide juurde, nahaarstide poole. Ja lõpuks on ikkagi see, et vähem on rohkem ja tuleb leida tõepoolest need tooted, mis sobivad ja tegelikult võiks enam-vähem ikkagi truuks jääda, et mitte, et iga, ma ei tea, sotsiaalmeedia uue haibi peale nagu poodi tormata. Ja, aga ma olen hästi nõus sellele, et ma mõtlen, kui ma mõtlen endale, mul ei ole mitte kunagi olnud hea näonahk, et selles mõttes see oli noorena väga suur ebakindlus ikkagi minu jaoks ja samamoodi see ei ole kaugeltki nagu hea praegu, aga selles mõttes ma ei tea, kus ta oleks, kui ma oleks oma selle 20-ndate toimetusega, nagu ma jagasin, nagu just veel edasi pannud või kuhu ta jõuaks, on ju. Ja lihtsalt see küsimus, mis sa küsid, et kuidas need asjad on muutunud, jällegi see võib kõlada hästi nagu selliselt mingi uinamuinalt, aga ma arvan, see suhe iluga kõige rohkem ikkagi ka nooremas eas definitsiooniga ongi muutunud see, et mis see siis see ilu ikkagi on. Ja ma arvan, praegu ta on nii palju rohkem seotud sellise, as cheesy as it sounds, sellise sisemise ikkagi nagu ilu ja olu ja rahu ja valu ja võlu ja kõigega. Et see ei ole nagu ainult see, mis seal nagu väljas on, vaid just see, jah, et see on muutunud, võib-olla, et ma ei stressa selle pärast nii palju või ma ei pane nagu oma väärtust sellesse või nagu ma tean, et minu nagu väärtus on kuskil sügavamal. Just. Jah. Aga milline on siis sinu isiklik nahahooldusfilosoofia? Kas pigem ennetamine, aksepteerimine või mõlema segu? Ma tean, see on väga selline keeruline küsimus, aga ma usun, et see tuleb väga sügav vastus. Ma arvan nagu kokkuvõtlikult, ma arvan, see on selles mõttes segu, et ma arvan seda, et ennetamine, gramm ennetust on väärtuslikum kui kiloravimit ükskõik mis elu valdkonnas, mitte ainult nagu nahahoolduses. Aga ma arvan ka, et see nagu teatav aksepteerimine ja mingid muudatused nii meie nahas, kehas kui üleüldiselt nagu elus on paratamatud ja on ikkagi selles mõttes ka positiivsed ja see ongi nagu nahal ka võib-olla mingil määral see nagu elukogemus või ikkagi mingid asjad, mis tulevadki selle vanuse ja õppetundide ja läbi nagu minekutega. Et muidugi nii palju kui saab, siis proovida ennetada, sellepärast et jällegi lappida on keerukam, aga noh, jällegi, et siin see sisemine pool, et ma ei aja ka taga mingit ebarealistlikku utoopilist reaalsust, millele ma järgi proovin nagu jõuda, mis võib-olla on juba eos nagu mõttetu. Ja lisaks see ju tekitab nii palju stressi ja mida stressis tekitab murekortsud, unetust, siis läheb toitumine, läheb täiesti metsa, nii et mina arvan ka, et aksepteerimine on üks väga oluline osa. Aga räägi palun natuke enda hommiku ja õhtu rutiinis siis nahahoolduses. Ja. No ma arvan, ma olen nagu üldiselt muudes asjades ja valdkondades ka siuke nagu just nagu do the basics, et mulle meeldib asju mitte liiga kompleksseks enda jaoks teha. Räägime me taaskord nahahooldusest või mis iganes valdkonnast elus. Et kuna ma praegu ka veel imetan, mis ma arvasin, et ma nii kaua seda ei tee, siis natukene, ütleme, rasedus ja see imetamise periood, mis on nüüd siis kokkuvõttes kõik päris pikk olnud, et võib-olla praegu see on natukene teistsugune, eks ole, et mingi retinool ja happed ja mingid asjad, mida ma ikkagi ennem tegin, praegu neid nagu niimoodi ei uha.
aga ma arvan, et see põhihommik ja õhtu on ikkagi ongi puhastus, A ja O on ju, et jällegi mingi üli basic asi, aga ma ei taibanud nagu varem, et miks ma hommikul puhastama pean, on ju. Aga samamoodi hammastega õhtul pesed ära, sa hommikul ei mõtle ju, mis ma siis enam pesen. Et sama point, eks. Et puhastus ja hommikul ikkagi C-vitamiin on, ma arvan, üks asi, mis mul väga hästi toimib. Ja siis ma arvan, niisutus on mul hästi nagu oluline märksõna nii hommikul kui õhtul, et eriti jällegi sesoonsusest küll lähtuvalt, mis praegu on selline eriti kuivapoolne, et jällegi praegu, kui ma selle imetamisega ühele poole saan, siis ma võtan natukene nagu tugevamad kaaslased sellest tööriistakastist jälle võib-olla välja ja tuletan meelde, mis ma seal täpsemalt tegin. Aga mul ei ole kunagi olnud sükest mingi rodutotsikuid, et mulle meeldib nagu mõelda, et järjepidevus üle komplekssuse või nagu keerukuse siis, et muus asjas ka, ma ei tea, on see trennid, toitumine, inimsuhted, et seal ka lihtsalt nagu nende tegevuste järjepidevus üle mingite ninja trikkide nagu. Väga selles mõttes ma leian ka, et õige, aus ja inspireeriv vastus, et tulebki, ma arvan, lähtuda tegelikult ju olukorrast, et nagu sa mainisid, on ju, et sa imetad, siis hetkel on olukord nii, et see ei ole lihtsalt selline stamp, et ma pean kasutama selliseid kangemaid happeid, aga tegelikult mis su näonahaga on juhtunud või muutunud, tegelikult ju mitte midagi, on ju, et meie nahk on ka, ma arvan, võimeline õppima. Ja sellel on ju ka oma mälu, aga sisuloojana sa jagad väga palju ka oma elust, et kuidas sa tasakaalustad autentsussurvega alati ideaalne välja näha? Jah, no ma arvan, et see nagu, see ootus ei ole, ma arvan, midagi sellist, mis tuleb kuskilt mingi jälgijate poolelt või nagu mingilt, ma ei tea, mingilt suurelt organilt, kes on nüüd otsustanud, et kõik, kes sel moel oma elu jagavad või seda valinud on, peavad nagu niimoodi välja nägema. Et ma arvan, et see sageli on nagu ootus nende inimeste poolt iseendale ja kindlasti nagu ega ma igas olukorras nagu ei võta seda telefoni välja, aga ma arvan ka, et see on nagu minu jaoks ka see õpikoht ikkagi olnud, et kõik ei ole kogu aeg nagu ilus, olgu see näonahk või üleüldiselt elu ja seda on ka nagu okei nagu jagada ja et ma arvan, et ma ei tea, kuidas ma seda nagu haldan, ma arvan, see on nagu selline igapäevane ikkagi kuidagi õpikoht ja töö iseendaga, et see on okei ja ma arvan, ma olen endaga lihtsalt läinud nagu leebemaks, et mind ikkagi jällegi see kõlab nii selliselt mullilikult, aga mind nagu päriselt, ma tean, kes ma olen igatahes ise ja ma tean, et inimesed, kes on mul lähedal, nemad teavad ka seda ja ma ei pea nagu nii palju mingit kuvandit või karakterit mängima. Kuigi eks nagu selles mõttes taaskord see ongi su töö, sa oled vahel teatud rollis, kus sa pead seda tegema, on ju. Et aga siis võib-olla natukene vahepeal nagu proovin lihtsalt kombineerida neid, ma arvan. Aga kuidas otsustad, et mida siis ikkagi oma jälgijatega jagada ja mida mitte, sest ma ütlen kohe enda koha pealt. See ongi tegelikult selline nokk kinni, saba lahti, et justkui nagu ma ju tean, et inimesed tahavad samastuda, nad tahavad sellist ausust, aga samas ma ei taha ka kõike letti panna, on ju, et sinna sotsiaalmeediasse, et kuidas sina nagu balansseerid seda siis? No ma arvan, see on ka, nagu ma ütlesin, selline protsess, et enamasti ma ikkagi jagangi lihtsalt seda, kus ma ise omadega nagu olen ja ongi ajad olnud, kus kui ma olen iseendaga pahuks, siis mul on ka nagu raske mingeid nagu jagamisi teistmoodi teha, on ja, või siis nagu vastupidi, et kui oled ise väga heas kohas, aga jah, ma nagu selles mõttes, ma tunnen, et ma ei karda jagada mingisuguseid nagu keerukamaid asju, aga jah, eks ma olen nõus sellega, et see paneb sind teataval määral ikkagi nagu haavatavasse positsiooni, on ju,
ja noh, seal on nii palju kihte, mida mõelda on ju, eriti kui on, ma ei tea, lapsed mängus ja muud inimesed on ju, aga ma arvan jah, ma arvan minu jaoks nagu minu sisu, mida ma nagu või mida ma jagan, ongi selles mõttes minu sisu sõna otseses mõttes, et see, mis on nagu minu sees ja minu taldrikul ja minu nagu ümber, et siis see sinna jõuab. Aga nüüd, kui me tuleme ikkagi tagasi veel nahahoolduse juurde, siis no ma saan aru, et järjepidevus ja jääda mõnele kindlale brändile nagu truuks, et see on ikkagi oluline. Aga kuidas sa nagu tunnetad ära, et see on nüüd see, mida ma ikkagi julgen proovida ja ma julgen võtta selle riski, et noh, kõik ikkagi räägivad TikTokis, vot see toode on hea ja nüüd tasub proovida, et kuidas sa selle valiku siis lõpuks nagu langetas? Mina olen selles väga halb, ma olen hästi emotsionaalne. Mina tahaksin kõiki tooteid proovida. Ma tean, et ma siin esimese sammuna lähen kohe südameapteeki täna. Lähen vaatan, mida siis seal täna professionaalid räägivad ja nad räägivad mu niikuinii ära. Ja see on lihtsalt kohati vahepeal nii raske nagu lihtsalt öelda endale ei või jällegi öelda jaa, et kuule, tegelikult anna sellele tootele võimalus, et kas ikkagi annad neid võimalusi uutele toodetele või sa oled nii truu, et siia sisse ei mahu enam midagi? Ja. Ei, ikka annan võimalust, aga ma arvan nagu praeguses eluetapis, ma arvan, mis on nagu aitab sellega, on lihtsalt see, et mul on nagu graafik ja kuidagi mu see vastuvõtu maht on nii täis, et ma arvan, kui ma nagu praegu ausalt mõtlen, siis ma ei tea, kas ma nagu teadlikult ei võta vastu või minuni ei jõuagi väga palju mingeid soovitusi. Näiteks TikToki mul endal ei ole, nagu ei tea, kuidas ma niimoodi oma elu üldse elan, aga ma jah, nagu minu selles võib-olla nagu sellises tarbesfääris ei ole liiga palju seda nagu koputamist, et kuule, proovi seda ja seda. Muidugi ju Instagramis selles mõttes on inimesed, keda ma jälgin, keda ma ka austan, keda ma usaldan ja samamoodi nagu kelle jagatud ma ostan, võimalust annan, aga jah, ma tunnen, et mul vist nagu liiga palju ei ole lihtsalt neid nii-öelda tähelepanu püüdmise allikaid, et ma isegi peaks liiga palju mõtlema sellele, nii et siis ma lihtsalt kütan nagu seda sama joru ja ikka selles mõttes, et ma arvan, et see on oluline, et võimalust anda, et samamoodi muutused ja parendused on ju elu osa taaskord igas valdkonnas, aga ja samamoodi näohooldustoodete puhul, et ma just nagu sind kuulates mõtlen, et võib-olla ma peaks natukene nagu paremini kuulama või katsutama, vaata. Jah, tegelikult ma ikkagi arvan ka, et tuleb jääda truuks ja nii-öelda jääda nende toodete juurde, mis päriselt tegelikult annavad ja toovad tulemusi, sest nagu ma ka mainisin, ma tõesti olen oma näonahka sellega ära rikkunud, et lihtsalt liiga julgelt ja liiga nagu kuidagi usun ja lähen kaasa sellega, et ma arvan ka, et kõige õigem võib-olla ongi leida enda jaoks sobiv rutiin ja siis tõesti, et selle juurde nagu püsima jääda. Ja mulle meeldis, mis sa ütlesid nagu enda jaoks, et see on täpselt sama, et kõik, mis nagu jagavad on ja ega sa ju lõpuni, sa ei teagi nagu selle inimese story't, tema nahaolukorda, tema eelistusi nagu ja siis ei saagi kellegi peale nagu selles mõttes pahane olla, et näed, nagu tema haipis täiega, minul ei toimi, sellepärast, et siin on nii palju erinevaid nii-öelda nüansse, mis sellel toimel või tulemusel rolli mängivad, on ju, et samamoodi me ei tea kunagi lõpuni kellegi lugu või olukorda. Ma arvan, see on ikkagi see on vastutus, mis meil tarbijana endal on ka meelde tuletada, on ju, et mitte ainult vastutus sellel kas brändil või isikul jagamise mõttes. Ja tegelikult ma arvan, meie kui sisuloojad peaksime mõtlema ka nooremale generatsioonile, sellepärast, et nemad ju jälgivad ja ma olen nii palju kuulnud, kuidas, ma ei tea, 11-12-aastased, et nad juba kasutavad väga sellised tugevaid toimeaineid oma näonahal.
kindlasti see ei ole hea ja ma isegi ei kujuta ette, mis see lõpuks see tulemus on, aga ma võib-olla küsiksingi, et millist nõu annaksid sina noorele, kas siis endale, näiteks noorele Liisa-Mariale, et kui sa nüüd peaksid uuesti tõesti, et alustama oma nahahooldus, ma ei tea, teekonnaga, et mida sa oleksid võib-olla teistmoodi teinud ja millist nõu sa annaksid siis sellele noorele, kes nüüd tunneb, et ma olen valmis ja on aeg? No ma arvan, taaskord, kui see puudutab konkreetselt nahahooldust, siis ma lihtsalt ütleks, et be the queen of basics, nagu, et puhasta, niisuta, kaitse ja kui see baas on nagu noorena paigas, siis jällegi eluetappidest läbi minnes, kui on erinevad olukorrad, emadused, rasedused, seal veel vanemaks saamised on ja antud olukord nõuab millegi lisamist, muutmist, timmimist, siis sa saadki nagu selles mõttes see vundament on olemas, et ma arvan, ma ütleks lihtsalt seda, et ära üle mõtle. Jah, be the queen of basics, pane need paika ja nagu ära stressa rohkem. Ma arvan, sama. Ära stressa rohkem on muidugi lihtne öelda nagu, aga et ma arvan, et eks hästi nagu see on sageli nagu mõtled, et okei, nagu nooremana, et mis sa annaks nõu ja mis sa teeks on, aga jah, et eks need nagu mingisugused just see sisemine, mis me rääkisime, ilu või rahu, eks see on ka midagi sellist, mis nagu antud hetkes või elus ei olegi võimeline võib-olla omama või selle pinnalt mingid otsuseid tegema, aga jah, ma arvan, et nahahooldusega siis see oleks see. Ja ma võib-olla ütleks ka seda veel noortele, et sotsiaalmeedia ei ole päris. Seal on väga palju filtreid, nii et ei tasu kogu aeg siis püüelda ideaalsuse poole, mis tegelikult ei ole ju, tegelikult see ei ole päris maailm, nii et ja noored on nad on juba loomu poolest juba nii ilusad, et ma arvan ka, et piisab natukene sellisest väikesest näonaha niisutamisest, korralikult toituda ja et vaimne tervis oleks nii-öelda siis korras, siis ma arvan, et see oleks selline perfektne komplekt. Aga aitäh sulle tõesti nii ausa vestluse eest ja nii tore oli sinuga siin üks-ühele vestelda ja tõesti hästi mugav oli ka sinuga rääkida, et sain ka väga palju selliseid häid mõtteid ja kui ma võib-olla võtan siit midagi kaasa, siis ongi just see, et jääge nagu autentseteks ja ära karda võib-olla tõesti öelda välja siis nii-öelda oma arvamust. Tore. Jaa, aga me olemegi nüüd jõudnud lõpule ja kui ma peaksin selle päeva siin nüüd kuidagi kokku võtma, siis ma ütleksin, et vananemine ei ole midagi, mida karta, see on midagi, millele tuleb läheneda teadlikult ja targalt. Ja ma tõesti tänan kõiki külalisi ja see oli tõesti väga inspireeriv. Mina lähen väga palju targemana täna magama ja ma juba tean, et ma täna rakendan neid väga inspireerivaid mõtteid ja ma tänan ka kõiki kuulajaid, kes te kaasa mõtlesite ja jõudsite siin meiega selle pika päeva kaasa teha. Aga see Eutserini ilus, tore hõbedane ala jääb veel siia püsima, nii et kindlasti minge külastage ajamasina jaama. Nagu ma näen, siin on ka väike pisike järjekord, nii et sealt on siis võimalik saada ja tegelikult igaüks, kes selle jaama juurde tuleb, saabki siis väikese kingituse Eutserin Anti-Age sarjast ja muidugi palun külastage ka täna Südameapteeki, sellepärast et seal on täna kõik Eutserin Anti-Age sarja tooted lausa kuni –40% soodsamad, nii et ma usun, et te leiate sealt väga häid uusi tooteid omaenda nahahooldusrutiinidesse. Meie mõlemad Liisaga Eutserini tooteid kasutame ja julgeme oma allkirja ikkagi alla panna ja muidugi Südameapteegis on täna ka väga professionaalne ja personaalne abi mugavalt kätte saada. Nii et aitäh!